aga niimoodi tõsisemalt hakkasin tegelema, kui ma olin 21. Et siis ma nagu võtsin päeva pealt otsuse vastu, et nüüd ma saan championiks lihtsalt umbes 3 aastaga. Mõtlesin, ma panen kõik sisse, teen lihtsalt 3 trenni päevas ja võtan kõik ära, mis võimalik on. Aga kas sa siis ütleksid, et 16 alustasid, 21 nagu nii-öelda otsustasid, on ju? Et kas sa see 5 aastat tegid seda siis nagu rohkem nii-öelda hobi korras, et... Ja võib küll niimoodi öelda, et ma küll käisin kogu aeg trennis, ütleme seal miinimum 3 korda nädalas, aga kuidagi ei võtnud seda nagu nii tõsiselt. Aga 21 sain, siis kuidagi elu mängis niimoodi kätte mulle, et ma olin ennem seda, olin nagu Soomes 3 aastat ja tegin seal tööd nagu iga teine Eesti noormees läheb Soome suurt raha teenima. Olen ka üritanud. On, jah. Et see elu seal Soomes niimoodi, et 7 oled objektil, külmetad seal kogu aeg, kollane kiiver peas, mingid tunked seljas, teed seda tööd, lõpuks saad selle raha kätte 6 aja eest, siis see raha tundus nii väärtusetu nagu selle kõrval, mis on nagu... Mul lihtsalt peas kogu aeg tiirles see, et ma nagu tundsin ja teadsin, et mul on see potentsiaal olemas. Et ennem seda ma tegelesin kergejõustikuga ja olin hästi edukas seal noorte poiste seas. Ja siis ma nagu teadsin, et mul on see hea nagu põhi on olemas, eeldused kõik on olemas ja siis ma lihtsalt olin seal Soomes tööl, siis ma mõtlesin täitsa lõpp, mida ma raiskan oma elu ja ühel hetkel ma tegin päeva pealt, tegin lihtsalt muudatuse. Tulin Eesti Soomest, rohkem sinna ei läinud ja alustasin ainult treeningutega. Ma mõtlen jah, et sul on pealt näha, igaüks saab aru, et geneetiliselt on sul nagu hästi läinud, et sa oled pikk, suur ja tugev, on ju. Aga seal dokumentaalis, tuleta meelde, kes selle dokumentaali tegi? Maria Vie. Et seda võivad YouTube'ist kõik vaadata. Aga seal tuli välja, et sa täitsa nooruspõlves siis alustasid kergejõustiklasena. Et kusjuures ma nüüd vaatasin seda, just täna vaatasin uuesti seda ja siis sul oli juba väikse posina, seal olid mingisugused katked, olid siis sellest ETV saatest. TV10 olümpiastart. Ja. Sul väikse poisina oli juba minu arust siuke kõnemaneer oli siuke hästi tõsine ja asjalik, et ikka meeldib võita. Ja. Mul oli niisugune periood täitsa, kus ma nagu võitsin kõik võistlused praktiliselt. Ma mingi aasta või 2 oli täitsa niimoodi, et mul oli isegi nagu igav oli võistelda. Ma teadsin juba, niikuinii võidan. Et see mingil määral võib-olla natukene rikkus ära. Et tänu sellele läks siuke suur tuhin läks isegi üle. Et nagu lihtsalt ei olnud eriti enam konkurentsi teatud hetkedel seal. Jah, see ongi, sinna tahangi jõuda, et see on selline 2 otsaga asi, et ütleme, et kui sa oled hästi hea, siis räägitakse, et hästi talendikad inimesed, siis ükskõik mis alal on ju, et kas füüsilistel aladel või ma ei tea, malegeeniused või mis iganes on ju, et võivad muutuda laisaks, sest kõik tuleb hästi kergesti on ju, ja kuidagi nagu paremini kui teistel. Ja siis teine asi on see, et mis sa just ütlesid, et kui sa Soomes töötasid, et siis sa ikkagi nagu tundsid, et sul on see potentsiaal, profi sportlase põhimõtteliselt potentsiaal olemas, et see võib-olla tuli siis tänu sellele, et sa ikkagi nagu noorest peast oli nagu tundnud seda, seda võidurõõmu ja seda. Aga kuidas sa ütleks, kui palju selline kergejõustiku harrastamine nooruspõlves on nagu praegu siis võitluskunstis kasuks tuleb? See on jälle 2 otsaga asi tegelikult, et alad on küll, ütleme, löögimehaanika võiks nagu tunduda, et on sama, ütleme, kuulitõukes või palliviskes või mingisuguses asjas, aga tegelikult on täitsa teistpidi. Et me oleme siin üritanud ütleme, löögitehnikat parandada, aga teatud asjad, mis ma nagu tegin selle esimese oma, ütleme, 7 aasta jooksul, mis ma kergejõustiku tegin, neid ei saa enam kunagi välja. Ja siis me põhimõtteliselt oleme pidanud tegema nagu minu tehnika siis niimoodi, et parema käega lüües ma peangi kasutama seda, mis mus sees on, seda nagu ümber enam õppida ei saa. Aga see erineb nagu traditsioonilisest boksi nii-öelda löögitehnikast tegelikult päris palju. Eesti esu.